Aga jah, mis nagu minu mure on täna see, et tähendab, et maailm on nagu hästi muutuvas olukorras täna. Sest võib öelda küll, et kui siin peale seda mingi ikkagi ligi pool sajandit oli mingil määral selline nagu stabiilne olukord, siis täna on maailmas hästi hakkamasaamise tingimused nii olulisel määral ja kiiresti muutumas. Ja ma ei räägi isegi mitte täna võib-olla hästi hakkamasaamise tingimustest, vaid ellujäämise küsimustest. Minu jaoks täna ei ole üldse küsimus sellest, et kuhu Eesti peab jõudma, kas 5 rikkama hulka või 7 rikkama hulka või. Ja ma olen üldse veendunud, et Eesti ongi juba tegelikult 5 rikkama riigi hulgas, mitte Euroopas või maailmas üldse. Pärast saate aru ka, miks ma nii arvan. Vaid küsimus on täna selles, et see edukuse valem on nii hoopis teine ja hakkamasaamise valem on ka hoopis teine. Ja sellepärast ongi, et ma mõtlesin, et ma eitan selle, ma kindlasti ei ole väga hea, et ma ei hakanud oma slaidi üldse lahti tegema. Et ma alustan nagu hästi globaalselt pihta. Et võtame kõigepealt, vaatame, mis nagu maailmas üldse toimub. Siis vaatame, mis Euroopas toimub, siis vaatame, mis Eestis toimub ja siis vaatame, mis võiks edasi saada. Sest et minu üha sügava veendumus juba viimase, ma ei oska öelda kui mitu aastat taga, on see, et tegelikult arvestades, mis maailmas toimub ja mis Eestil olemas on, millised rikkused, siis me võiksime olla päeva lõpuks maailma üks kõige elamisväärsemaid paiku üldse. Ja meil on selleks väga unikaalsed ja väga olulised eeldused olemas, ainult et kui me arvame, et me mitte midagi selleks tegema ei pea, siis me nagu sügavalt eksime. Et kui meil 20 aastat on nagu tegelikult päris hästi läinud, et kui meil 20 järgmist aastat veel midagi ei tee, et siis me nagu oleme päeva lõpuks elus, siis ma selles kahtlen. Aga veel kord, ma arvan, et Eesti on juba täna ja päeva lõpuks veelgi maailma kõige elamisväärse paiku üldse. Kuidas seda teha nendele 20-aastastele noortele selges, kes Austraaliasse kakajonni korjama läheb, see on nagu teine asi. Mis siis maailmas tegelikult toimub? Sest kuna ma viimased 30 aastat oma teadlikust elust olen püüdnud selle silma peal hoida, siis ma arvan, et ma saan nagu teha mingid üldistused. Tegelikult mis toimub on see, et moodustuvad nagu täiesti uued jõujooned. Ja huvitavaks ehk mitte öelda vägivaldseks nagu alles hakkab minema. Ja milles on nagu küsimus? Vaadake, täna elab maakeral 7 miljardit inimest ja see kasvab 9 miljardi peale ja siis nad väidavad, et rohkem ei kasva. Ja siis viimased, ütleme seal 2 inimpõlve, kui nad ütlevad, inimpõlve on kuskil 30 aastat. Viimased 2 inimpõlve on kuskil siis 1 miljard inimest sellest tänasest 7 siis saanud pidada sellist tõelist tarbimispidu ja prassida ja praalida ja osta uus auto iga 2 aasta tagant ja nii edasi. Ainult ühel põhjusel, et see teine 6 miljardit ei ole saanud või tahtnud või mis iganes, eks. Sest, et 1820 moodustas Hiina ja India majandus 48% maailma majandusest, siis nad mingil hetkel, mina nimetan seda okasoosikesuune efektiks, suitkusid nagu okasoosikesuune pooleteiseks ajendiks ja jumal tänatust, kui nad seda oleks teinud, oleks nafta ammu unustatud. Aga nüüd on küsimus, nad tuleb tagasi. Ja nüüd on 2 miljardit asiaati on juba täna teeninud nii palju raha jõulukingituste tootmisest, et nad ei taha mitte ainult riisi süüa, liha piima ja autoga sõita jalgratta asemel. See tähendab seda, et mingi valemiga ei õnnestu korrutada tänast maailma tarbimise taset hoomatavas tulevikus 5, 6, 7. Mitte mingi valemiga ei õnnestu. Tehku see tootlikkus, mis tahab ja kui me nüüd toome demograafia sisse, ma kohe sellest räägin ka, siis seda enam. Mis tähendabki seda, et see on nagu ühendatud anumad, eks. Saate küll pooli, siin on see 1 miljard ja siin on see 6 miljardit või varsti on siin 700 miljonit ja siin on 8 miljardit, eks. Et see 1 miljardi tase siin, nende oma siin, meie jääme siia õnneks poole peale pidama, õnneks. Sest et nüüd on nii, et see nende tase saab tõusta ainult. Ja need põlevad politseinikud Kreeka tänavatel lihtsalt seal on temperament natukene teine, aga see, mis tegelikult juba Euroopas toimub, ongi juba tegelikult see. Just nimelt see ongi täpselt. Ja sellest mõtlesingi, et nagu vägivaldseks või huvitavaks, et mitte vägivaldseks hakkab alles minema, tulevad mingid sõjad, ma ei tea, kas globaalne, aga juba seal Jaapani mingi 4 kaljusaare ümber juba 2 suure riigi sõjalaevad juba patseerivad, sest seal on ka asi.
nii et selles mõttes, kui vaadata nüüd praeguseid jõukeskusi, et siis ütleme siis, et et kui mingi tükk aega oli, paar aastatuhat oli tsivilisatsioon koondunud nagu ümber Vahemere. Põhja- ja lõunakallas üksteisega nagu kauplesid ja kogu tsivilisatsioon oli koondunud sinna, kuigi seal oli mujalt, aga siis tükk aega oli ta seal, siis hakkas nagu Atlandi ookean muutus Vahemereks ja täna on juba Vaikne ookean. Juba on. Mitte, et temast saab, et ta juba on. Sest Põhja-Ameerika ja Ladina-Ameerika ja ka seal ja nii edasi ja need Aasia riigid, tegelikult see jõud ja raskuskese on juba ammu sinna nihkunud, eks ju, või vaikselt nihkub ja Ameerika tõmbab ennast juba Euroopast tegelikult välja. Nii et see on siis nüüd tegelikult juhtumas. Nüüd, kui me Euroopasse tuleme, siis ma olin üleeile siinsamas Lossiplats 1, seal see Paremuk, seal see konverentsisaal, seal Ivar Raig juhatas seal ühte sellist 10. järjekorras Euroopa ja Eesti nagu teemaline konverents. Siis Euroopa on ennast jätkuvas ja kiirenevas tempos nagu maha mänginud. Ja selles mõttes see Lennart Meri kadunukese kuulsad, minu arust pani 2 asjaga puusse, olulise asja. Esiteks, et Eesti vajab oma Nokiat. Ja kui me selle peale mõtleme, minul on tõeliselt, ma olen ikka eeldine dinosaurus, mul ongi ikka Nokia ja selles mõttes, et me teame kõik, mis Nokia ka täna on, et võib-olla Eesti vajaks mingit oma Samsungi ja teiseks pani Lennart Meri puusse sellega, et mitte, et me ei kuuluks Euroopasse, niikuinii me kuulume, gloobust vaadates on väga raske ka nagu vastu vaielda. Aga et see pidi olema nagu mingi hirmu rõõmus, sest et see, et me täna nagu nii kuulume Euroopasse, tänases kontekstis omandab see väga selliseid kuidas nüüd öelda viisakalt, erinevaid värvivarjundeid. Sest et Euroopa on marginaliseerumas demograafilises mõttes niikuinii, eks ju, või siis laustumas nende kõikvõimalike moslemite ja Põhja-Aafrika, kus iganes multikulti poliitkorrektsusesse sinna. Aga ta on marginaliseerumas ka majanduslikult, muutumas üha vähem tähtsamaks, sest kui siit edasi vaadata neid prognoose, ka selle sajandi keskpaika, siis Euroopa on selleks ajaks minetanud suur osa võtta SKP-st kas või maailma kohta, siis Euroopa muutub ääremaaks sisuliselt. Mis on Euroopa hädad ja miks kogu see vaidlus, mis praegu käib selle, Küpros on hästi selline aktuaalne täna, aga kogu selle Eurotsooni ja Euroopa saatuse üle ongi minu kogu mure on selles, et me üldse ei anna aru, mis Euroopast tegelikult toimub. Üks asi on vananemine, seda me nagu kõik teame. Vaata, jama ongi selles, et kõik need sotsiaalsed mudelid, mis Euroopast nüüd meist põhja ja lääne pool, nagu millega oldakse paar inimpõlve harjunud, need kõik pärinevad nendest aastakümnetest, kus oli 4 või 5 maksumaksjat ühe pensionäri kohta. Täna on 2. Ja homme, mitte ülehomme, on 1. Mis tähendab, et seda paksu sotsialistlikku heaolu ja selles mõttes, et minu igasugused kommunistlikud nagu ideed nagu ma enda jaoks nagu välistaksin põhimõtteliselt selles mõttes, et tähendab neid sotsiaalseid heaolumudeleid, kus valitsus sul kogu aeg käib hulgakomm järel ja sul salli kogu aeg ümber kaela sätib uuesti, kui see on maha kukkunud kogemata. Neid ei ole juba ammu, juba paarkümmend aastat ei ole tegelikult võimalik finantseerida, valitsused on maksnud krediitkaardiga juba paar aastakümmet ja see tänane võlakriis, ega see ei juhtunud ju nii, eks. Aastal 2000 tuldi Lissabonis kokku Euroopa Liidid avastasid, et nad on hakanud Põhja-Ameerikast ja Aasiast maha jääma ja siis muidugi võtsid vastu järelejõudmise möödamise plaani. Ma olen nii vana mees, et Vooglaid ka mäletab, keegi Hruštšov lubas ka järgi jõuda ja mööda minna. Nii et selles mõttes ma suhtun sellistesse plaanidesse a priori juba nagu väga skeptiliselt. 2004 tehti esimene vahekokkuvõte, 10-aastaku plaan tehti siis, kus 2004 tehti esimene vahekokkuvõte, avastati, et jõudse järelejõudmise asemel on hakatud veelgi rohkem maha jääma, järgmist kokkuvõtet enam ei tehtud. Nii et ja Eestis ei ole olukord mitte midagi teistmoodi, meil on täna kuskil 650 000 inimest on tööturul, meil on 300 000 vanaduspensionäri, need on kõik minu suured sõbrad. Peale seda, kui ma ütlesin, et igaüks, kellel pole ette näidata 3, üles kasvatatud, mitte kuskil nurga taha sirtsutatud, eks ju. Ei tohi pensioni teemadel, pensioni suuruse või pensioni ea suhtes nagu mingid moraalsed õigust ei ole nagu sõna võtta. Siis üks kiristas hambaid selle, raiskarrakuid on 1, aga meid on 300 000. Nüüd ma siis pimedamal ajal tõesti vaatan tihedamini üle õla selja taha.
300 000 tigedalt erilastul pealpool, ega see niisama nali ei olegi. Teine häda on selles, et Euroopa elab oma sellises sotsialismi udus. Nad tulid Davosis kokku aasta tagasi, leidsid, et see on kapitalismi kriis, et see kapitalism sellisel kujul on aegunud ja ei tööta, vastupidi, see on sotsialismi kriis. Me defineerime, mida see tähendab. Rootsi jõudis muidugi kõige kaugemale, seal 90ndate alguses valitsus jagas ümber 68% SKP-st. Muidugi nad kõrvatasid näpud ära ja tulevad tagasi. Küsimus on selles, et seda heaolu nagunii on võimatu nagu finantseerida. Aga põhimõtteliselt ma ei ole nagu mina ei ole euroskeptik, et meid oleks pidanud astuma, eks ju, või et mitte euro sellesse liitu ega võib-olla isegi ka mitte Euroopa rahaliitu. Selles mõttes nagu euroskeptik ei ole. Sest ega meil nagu väga palju siin valimist ei olnud, ainult et minu üks nagu suur etteheide on see, et mul tekkis nüüd, kui lähenes 1. jaanuar 2011, mida lähemal see tuli, seda rohkem mulle tuli sarnane tunne nagu tuttav ette, mis mul oli siis, kui tuli lähemale 2004 maikuu. Et lubati, et astume mingisse klubisse Bold and Beautiful, abiellu noore ilusa tütarlapsega, aga tegelikult kui pulma läbi sai, make-up oli maha kukkunud, siis leidsime ühest väga suurest voodist, aga ühe suhteliselt kortsulise vanamuti või vanamehega, kes kellelegi meeldib. Nii et ma ei heida nagu Euroopale ette seda ühise turu, kogu seda ideed, et kapitali ja teenuste ja töö ja vaba liikumine, kus just teenused siiamaani vabalt ei liigu. Küll aga need, kes eurotsooni lõid, ma ei julge neid nimetada kuritahtlikeks sinisilmadeks, aga kuigi ma väga tahaksin. Esiteks nad jäkkavad esimesest päevast algusest koguma kohe nagu ühiskassat. Erinevalt näiteks IMF-ist. IMF täna ei võta kuskilt väljaspoolt raha, vaid annab laenu Lätile või Kreekale või kellele iganes ainult, mis nad esimesest päevast 46 aastal hakkasid koguma. Aga seda ei olnud ju ka vaja, sellepärast et oli ju see 3% kriteerium ja siis see 60% kriteerium. No ei olnud ju vaja, eks. Ja teiseks unustati kirjutada sinna sisse see väljaastumise protseduur. Ja tänaseks on muidugi selge, et see kogu see idee, rääkimata nendest, Nõukogude Liidust minu teada konstitutsiooni järgi sai välja astuda. Ma olen haridust, kui jurist ma mäletan õigesti, et meil ikka õpetati Nõukogude Liidu konstitutsiooni päris, seal oli kirjas väljaastumise protseduur. Seda muidugi keegi ei kasutanud, aga Euroopa rahaliidust, ma nüüd räägin, need loojad on nagu kuidagi eriti sinisilmad, need isegi seda ei osanud sinna kirja panna. Ja mis on nüüd nagu siis, ma räägin nüüd rahaliidust, mis on Euroopa rahaliidu nagu põhiline häda on see, et Euroopas puudub see selline vaba konkurents, turu eneseregulatsiooni mehhanism on ära võetud. Saksamaa ja Kreeka lihtsalt ei saa põhimõtteliselt kuuluda ühte rahaliitu, no ei ole lihtsalt võimalik ja täna on see selge, et sellele nagu väga vist enam keegi vastu ei vaidle, eks. Ja nüüd, mis tegelikult toimub ja mis see konverentsil toimus 3 päeva tagasi seal Riigikogu seal konverentsisaalis. Nüüd on siis niiviisi, et nüüd on see kõigile selge, et ei saa olla, et on ühtne rahapoliitika ja siis kõik sõltumatud sotsiaal- ja majanduspoliitikad ja nüüd siis püütakse föderatsiooni üles ehitada, nüüd püütakse siis ka eelarve ja sotsiaal- ja maksupoliitikat ühtlustada, ehk siis ehitatakse üles uut Nõukogude Liitu. Ja nagu see föderalismi idee elab nüüd nagu oma seda elu lihtsalt selleks, et kuidagi vägisi sundida see nüüd asi toimima, aga mina ütlen, et mingid juhtimise struktuurid, kui asja oluline vale, ei saa hakata toimima. Nii, selles kontekstis ma nüüd tahaksin, et mitte väga jääda hajusaks mööda maailma laiali, siis tulleks nüüd siia Eesti juurde nüüd siia. Vaata, üks asi siiski veel, et vaata, mina nimetan seda, mis praegu toimub ja mis vallandus Lehman Brothersiga aastal 2008. Okei, see algas kõik kivisvaramullist pihta, siis selleks nagu visinaga põhja, siis muutus see pankade kriisiks, siis muutus see majanduskriisiks. Nii. Aga minu nagu üha rohkem veendumus on see, et tegemist on väärtuste kriisiga. Maailmas üldse. Ja muidugi me saame rääkida oma sellest siis nagu sellisest õhtumaa sellisest väärtuste kriisist ja vaadake, milles on asi. Inimkonna ajalugu peetakse kuskil 35 000 aastat, pikaks umbes. Keegi toimetasid enne ka selle, aga ütleme see, keda me täna tunneme. Sellest 35 000-st ainult viimane 100 aastat on inimkond maalt linna kolinud. Linnaelanikkond ületas maaelanikkonna siin mingi paar aastat tagasi. On jätnud lapsed tegemata, õigemini tarbimise ja reisimise vastu välja vahetanud.
kõik, kes valetavad, nad ei saa lapsi teha, kuna neil ei ole raha tööl või midagi, kõik valetavad. Kui me võtame sündivuse edetabeli ja rikkuse edetabeli, siis pöördvõrdeli, siis kõige rohkem sünnitavad Nigeerias või Nigeris. Niisiis, maalt linna kolinud, lapsed tegemata, unustanud, ostavad poest süüa, selle asemel, et kasvatada seda siin. Ja siis lähevad vara pensionile ja tahad pensioni saada. 35 000 aastast 1 sajand. Minu vanaisa vist jõudis, ta kolis ka Võrust ära linna laste juurde. Tema vist sai ka pensioni, aga tema juba lõpus, aga tema isa, see Võrumaal metsavaht, tema suri nii ära, et ei saanudki teada, mis pensioni. Ja see kõik lõpuks baseerub omakorda perekonnakriisi. Selline lastetu või väheste lastega või ainsa lapsega või siis üksikvanemaga linnapere, see tänases ja eriti tulevikus, see ei ole juba täna jätkusuutlik, ta ei saa olema ka tulevikus jätkusuutlik. Lihtsalt ei saa. Sest ei ole olemas. Sest et mõtle, kogu see 35 000 aastat miinus viimane 100 perekond oli nagu ka, ta oli ka ju tootmisüksus, eks. Valitsust ei olnud vaja ja mingit pensionit ei olnud vaja, sellepärast et 4 põlvkonda istus ühe laua ääres ja kujutage nüüd pilti, et need 2 pidasid üleval, need vanad ja väetid ja siis need noored ja kujutage pilti, et minu vanaisa oleks siis Võrumaal mingil hetkel öelnud, et õhtusöögi laua ääres, et kuulge, kuulaksid, et ma nüüd homsest enam talutöödel ei osale, et tassige mulle kõik toit selle leso peale ette seal Võrumaal, eks. Kõik oleks nad välja naernud, eks. Ja selline esiteks hajus asustus iseendale suurem naturaalmajandus suures osas ja mitu põlvkonda koos, see põlvkond elas üle kõik sõjad, katastroofid ja kõik muud asjad. Täna on nii, et New Yorgis oli mingi natuke paksem lumi tuli maha, siis oli juba jama, eks. Lõuna-Eestis on 3 tundi või 2 õhtut teinud internetti, ei saanud kaabeltelevisiooni vaadata ja juba oli jama, eks. Et vaadake selline, see mõtlen veel kord selline urbaniseerunud lastetu või väeste lastega ja poes süüa ostev perekonnamudel põhimõtteliselt ei ole jätkusuutlik. Nüüd on küsimus, et mis siis nagu sellega teha, eks. Mina tunnen isiklikult 5 või 6 noort peret või umbes keskealist peret, kes on linnast maale tagasi kolinud. Aga selge on ka see, et kui vaadata täna nüüd Eestist, vaadates seda sellest seisuvast, kui vaadata, mis toimub, eks ju, ma käisin Missos, ma olen nii palju, Missos mingil Setu kongressil ja siis pärast mul on üle teisipäeva, mul Vikerraadios kell 12:30 teisipäevati see Andres Raku kolum, siis mõtlesingi, et vaadates, mis Missos ja Meikormas toimub, eks ju, siis ja vaadates, et meil on see tendents, et maalt linna ja siis suuremasse linna, või siis kui ma Hiiumaal käisin, siis saare pealt mandrile, siis suuremasse linna ja siis välismaale, et sellise tendentside jätkudes on Eestis 20 aasta pärast 1,5 linna ja sealt veel edasi 20 aasta pärast näitatakse viimaseid eestlasi Rocca al Mare Vabaõhumuuseumis. Välisturistidele piletiraha eest SKT elaniku kohta on kuradi suur, sellepärast et see SKT see jagatud 10 inimesega, kes seal on, siis annab jälle suure numbri. Ja see on üks võimalus saatuda nagu 5 rikkam olla. Ja siis mõtlesingi, et sellest loogikast lähtudes siis elavad Missos ja Mehhikoormas oli esimene ämm lihtsalt. Elavad siis, ma leitasin uue eestikeelse sõna, hullumeelsed ökonaudid või siis vanadusest nõdrad või liikumisvõimetuks joonud või oli see vastupidi, eks. Sest et need tublimad ju, eks ju, siis ma muidugi sain jälle paarsada seda sõimukirjaga, ma võrdsin te tuhandetega, aga tegelikult ka. Nii et ma ütlen, et mida iganes me täna siin Eestis ei mõtle või mille üle me mõtted ei mõlguta, kui me ei suuda sellega midagi ette võtta, siis ma mõtlen vastasel juhul ülejäänul üldse mingit mõtet. Ja kõik see, ma olin Postimehe arvamusliidrite konverentsil või nagu ta iga aasta saad annab liidrit välja. Ja seal see Gunnar Rock, kes on mingi suure panga Rootsis see. Ja tark mees ja väga ilusa kõne pidas, aga see, et las nad lähevadki ära ja eestlased on kogu aeg kuskil Saksamaal kõige laulukoori teinud ja jaanipäev lüppavad üle lõkke ja teevad verivorsti ja et eestlust õnnestub ülal pidada ka Uus-Meremaast Austraalia, eks vastus vale. Eestlust saab hoida üleval Eesti maal. Igaüks väida vastupidist, mina sellesse ei usu. Nii et mõtlen veel kord, et mis iganes me ette ei võtaks, kui see kõik ei teeni algselt seda sama eesmärki. Et Eestis oleks ka 20 aasta pärast just nimelt see hajjaus asustus, et keegi oleks ka Setumaal, keegi oleks ka Hiiumaal, eks ju, keegi oleks Valga ja Võrumaal ja Ida-Virumaal. Kui me seda kuidagi sellega midagi ette ei võtta,
siis vastasel juhul kõigil ülejäänul ei ole nagu üldse mingit mõtet, eks. Laevapileti Soome jõuab igaüks osta, viib pudelid poodi ära ja ikka jõuab see laevapiletit osta, nii et sellest võiks nagu alustada. Ja teiseks muidugi mõtlen see veel kord see perekonnakriis, et selles mõttes kõik, mina olen jah, instituutile eritatud ja laulatatud ja Põhjanõukogu kirikunõukogu liige ja nii edasi ka. Ma ei ole selline purupadu usklik, aga mõtlen, et kõik see, mis suudab nagu perekonda alles hoida, see säilitab ka seda elu siin Eestimaal ja seda jätkusuutlikkust. Nüüd, mis edasi saab? Et selles mõttes, mis iganes selle taga on kindlasti tegemata haldusreform, selle taga on kindlasti tegemata tervishoiureform ja muidugi nüüd haridusest, sellest ma tahaks eraldi pikemalt rääkida, sest see on lihtsalt nagu minu erialajas. Nüüd on küsimus, et asi ei olegi selles, kas Eestimaal elab aastal 2050 700 000 inimest või 800 000 inimest. Küsimus on esiteks see töötegijate pensionite suhe ja kas me suudame siis pidada üleval rahvusooperit ja rahvusraamatukogu ja rahvusteatrit, eks ju, ja rahvusülikooli, selles on nagu küsimus. Ehk siis kas meid on nagunii on siin raudselt saab vähem olema, et kas me suudame kindlustada endale selles mõttes inimväärset elu, kas me suudame toota midagi sellist, mille lisaväärtus on suurem kui täna, et kui meil ongi vähem töötegijaid võrreldes ülalpeetavatega, see saab nagunii olema, et kas siis need vähemad töötegijad suudavad toota midagi sellist, mis võimaldaks siis nagu kõigile ära elada, need, kes siia on veel jäänud ja kes ise tööd teevad ja siis need, keda ülalpeetakse ja siin ma muidugi näen, ma olen nii palju need haridustöötajate juures ja siin kooliühe alguses käisin Tartus maakonna omad koos ja siin ma näen nagu, sellepärast ma oleksin nagu kõige murelikum, sest ega sündivusega otseselt ei saa nagu käskugi meetoditega midagi ette võtta, eks ju. Ja emigreerumisega on ka see asi, et ega ei ole väga palju kasu, kui me kooli õppekavasse viime sisse õppeaine nimega Isamaa armastus, eks ju. Siis viime teise õppeaine sisse, mille nimi on ettevõtlus ja siis ongi nii, et sellega ongi nagu kõik korras kohe. Aga tervikuna, kui seda haridussüsteemi vaadata, siis ma näen siin nagu paari fundamentaalset viga sees. Ja mõtlen tõesti fundamentaalselt, mitte niiviisi, et mida saaks mõne haridusministri korraldusega ära nagu pöörata. Esiteks see, et hakkame sealt alt juba pihta, eks. Ma olin Nokia kontsertmajas, 800 pubekat oli seal. Abituriendid kõik ja siis on karjäärinõustamise konverents. Ja siis ma esinesin ka, et kuulaks, me oleme seal teie karjäärinõustamisega vähemalt 12 aastat hillaks jäänud. Eks. Milles on küsimus? Esimene selline kriitiline asi tuleb. Muidugi, kuna mul on üks on 11-aastane kodus nagu kahe peale ja siis on mul kasupoeg, kes lõpetab nagu Treffnerit, kes on abiturient. Ja siis 11-aastane 5. klassis, siis mulle tundub, et ma ei tea täpselt, kus see inimene kus ta nagu ära pöörab või kus ta selle oma suuna valib, millises eas. Täna ma võiksin, kui ma seda 11-aastast vaatan, siis ma võiksin öelda, et võib-olla just nimelt seal kuskil see. Sest vaata, see on hea, kui sul vanuigi iga lapsed sellepärast, kui sul on need noorest peast, siis topid need igale pool eest ära, et vanaisa vanaga võtke hoidke mul siit sügile või sealt sügile, ma tahan üldse reisida. Et kui sul vanuigi on ka, siis sul nagu natuke aega jälgida ja natuke võib-olla suunata, unustad selle raamatu, selle lauanurga peale vaatad, mis homme on saanud ja nii edasi. Et praegu mulle tundub, et see toimub 5. klassis. Aga selge on see, et need esimesed noorte eriala valikud seal peale põhikooli, Šveitsis läheb põhikoolist gümnaasiumisse ainult 17% õpilastest. Šveitsis. Euroopa keskmine on 70 läheb ametikooli ja 30 läheb siis üldhariduskooli ehk siis gümnaasiumisse. Sealt lähevad siis ainult need, kes tahavad saada siis nagu ülikooli kindlasti minna teadlaseks. Ülejäänud läheb kõik ametikooli õppida. Eestis on see nii, et 60% gümnaasiumisse ja 40% ametikooli. See on põhimõtteline erinevus. Ja Šveitsi, et mitte ära unustada maailma konkurentsivõimelisuselt teine riik. Nii et esiteks on seal see filosoofia, et võimalikult varakult nagu amet selgeks, et sa lõpetad kooli ära, sa oled mingi 18-19 vana, sul on juba hinnalipik küljes, sa juba midagi oskad, sa võid sul nüüd valida. Minna tööle või edasi õppima, eks ju, aju võtab, mine lase käia. Aga meil on kuidagi selles mõttes, et pikendatakse lapsepõlve, siin on näha need filosoofia, lõpetan Tallinna Ülikoolis, ei suuda isegi tööturu ametnikul selgeks teha, mis need ametid on, millest ta võiks töötada. Ja teine magistrant või magister, keeleteadlane müüb kassas raamatuid, eks. Ja nüüd edasi, kuna matemaatikat peljatakse, muidugi see matemaatika, see probleem, ja kuna meil on nüüd siin hea sõber, vaata, et mitte parim sõber, Eamets,
ütles, et humanitaarid või mitte humanitaarid, aga kõik need sotsiaalteadlased, need teenivadki rohkem kui nüüd võtame reaalteadlased. Siis noh, muidugi me kaklusime pärast seda, jäime küll tükk aega veini ka peale seda, et meil on nagu väga kriivas on kogu see Eesti ühiskond. Me toodame mingid, mina nimetan neid loogiad. Kõik need võimalikud sellised pehmed erialad. Ja meil on 23 000 tudengit õpib neid pehmeid erialasid ehk siis sotsiaalteadusi ja ainult 8000 õpib reaalteadusi. Mis tähendab seda, et muidugi ajalooliselt kuidagi ongi nii läinud, et millegi müüja teenib 3 korda rohkem või 4 korda rohkem kui selle millegi tootja, eks. Sea kasvataja saab võib-olla ainult 10% sellest seakilo hinnast lihtsalt kätte. Nii et selles mõttes, aga ja see on kõik sellega seotud, et kuskil seal samas 5. klassi seal hakatakse pelgama matemaatikat, seda omakorda sellepärast, et ei loeta ainult midagi internetist, mis on 5-realised lõigud. Ühesõnaga, me toodame, kui ma kivisid nüüd oleksin, siis ma ütleks, et me toodame, meie haridussüsteem toodab sellist püdelat eluvõimetut biomassi nörisevalt, kes pole elus ühtegi raamatut läbi lugenud. Ja teate, mis on? Pauk tuleb 20 aasta pärast. Sest et ütleme, kui me võtame tänase ülikooli lõpetaja, see on selline 20ndate kesk, 23, 24, 25, eks ju. Ütleme nii, et 40ndate keskel öeldakse, et inimene peab olema jõudnud enam-vähem no enam-vähem võimete tippu, et tegija. Tähendab seda, et kuskil 20 aasta pärast on tänane 20ndate keskpaiga võlg on 4ndate keskpaigas. Ja kui ta on õppinud kõiki neid loogiaid, kõik need suhtekorraldajad ja politoloogid ja psühholoogid ja filoloogid ja nii edasi, siis see seltskond ei ole võimeline seda tehnoloogiat, mis siis on olemas ja millest me täna isegi unistada ei oska, ta ei ole võimeline isegi määret panema võlli vahel. Ta ei ole võimeline seda haldama. Mis tähendab seda, et ma olen väga mures, et meie haridussüsteem, see on nagu nokk kinni saba lahti nagu selline süsteem. Me toodame seda põlvkonda, kes on küll süsteemselt õppinud hästi mõtlema, nagu see Tallinna Ülikooli filosoof, eks. Aga kes ei oska midagi ja mis ajast peale üldse 3 aastat on kõrgharidus. Nii et kogu sellise ütleme siis nagu maakondade tühjenemise, selle emigratsiooni, selle vananemise kontekstis, kui me paneme selle hariduse ka veel siia, siis see hakkab nagu kokku minema ja see teeks mind väga murelikuks. Nii et selles mõttes ma ütlen, et ma olen rääkinud seda juttu Vikile ja siis ma olen rääkinud Isamaaliidule ja IRL-ile ja ma olen rääkinud seda sotsidele isegi kutsusid mind ja nii imelikkusega ei ole. Ma olen seda sama juttu rääkinud kõigile, et mis iganes Eestis ei peaks tegema, siis tuleks vaata, minu põhiline mure on selles, et ma ei näe Eestis täna ühtegi visionääri. No nendest loobidest peakski tulema enne. Jah, aga neil pole millele toetuda. No jah, ega neid filosoofi on vaja. Ma ütlen veel kord, jumalast aru saa ja kunstnikke on vaja, ma ütlen kunstnik lauras. Aga ma ei näe täna, meil Eestis on üldse kaks visionääri olnud Eestis. Eks ühte täna enam ei ole, teine on ratastoolis. Ma ei näe täna Eestis mitte ühtegi visionääri, kellel oleks pilt ees, kes saaks aru, mis toimub. Ja mis siis selleks tegema peab? Et osutada, nüüd ma jõuan kohe selle juurde ka ja siis mõtlengi, et ega ma väga pikka monoloogi ei taha üldse mida. Et ma varsti jõuan nüüd selle juurde, et millised need Eesti šansid tegelikult on, eks. Aga ma ei näe täna ühtegi vähemalt avalikkuses, ma ei näe ühtegi seltskonda või kedagi, ühtegi inimest, kes nagu saaks aru, mis toimub. Kas või Euroopa rahaliidus. Aga miks mitte näiteks siin Eestis. Ja see teeb meid jällegi murelikuks ja sellepärast ma ise sinna asutasin, kui ma EPS-i tööle läksin augustis, siis me lõime sinna sellise nagu vaba majandusmõttekoda ja mul oli alguses mõte, et võtame sealt EPS-ist ka leian veel kedagi ja hakkame nagu mõtteid veeretama. Aga sellest kõigest kasvas hoopis üks teine klubi välja, mis käib iga kuu teisipäeval koos veinipööning Viru tänav seal peale McDonald's kohe on seal selline. Nii et meil on nüüd juba 5 korda oleme käinud. Nii et seal on muidugi, seal on Eesti Pank ja seal on igasugused asju. Nii et ma usun, et nagu teiegi siin, eks ju, et kindlasti selliseid muretsevaid inimesi saab kokku kuskil nurga taga, et mitte öelda, eks ju, ja arutab ja tunneb nagu muret ja meie näiteks omakeskis otsustasime, et me nähtavas tulevikus ennast üldse ei afisseeri selles mõttes, et me kõigepealt räägime enda asjad selgeks. Me ei taha võtta mingid poliitilisi seisukohti ja isegi mitte ajakirjanik ei luba sinna oma klubiõhtutele.
aga ma ütlen, et kuna meil visionääre ei ole ja poliitilised parteid on muutunud mingiteks täiesti mõttetuteks, mis iganes asjadeks. jah, siis ma oleksin nagu veelgi murelikum nagu selles mõttes. Nii, milles on nagu Eesti šanss? Ja miks ma ütlesin alguses, et Eesti võiks päeva lõpuks osutuda üheks maailma kõige elamisväärsemaks riigiks üldse? Vaata, nüüd ma pean tulema oma maakodu juurde tagasi. Minu vanemad 200 rublast kunagi ostsid, Konguta vald, Mälgiküla, Rakutalu. Aana Savisentiga selline. Sinad pärast said veel mingi 8 hektarit maad ka, oma mets ja ise teeme omad puud ja linnas naigütega korter ja nii edasi. Ja ongi seal siis, paberid on aastaks 1903. No ilmselt on siis maja nii vana. Seal on õue peal kasvab 2 pärna ja 2 kuusk ja 4 põlispuud. Ja vanemad toimetavad seal all, kuigi isa on juba väga kehvakene. Mina siis seal rõdu peal ja vaatan, kui ma sealt vaatan siis seda päikseloojangut või päiksetõusu ja naudin neid puid, eks ju, nende varju. Ja võtan omast metsast omad puud, panen kaminasse ja siis mingi raamat, ja päris normaalse veini saab juba 10 euri eest, eks. Et kui ma seda kõike siin nüüd vaatan ja naudin, siis ega Eesti sisemajanduskuokodatangi ei ole kasvanud. Aga kui ma need puud maha saaksin ja klotsideks lõikan ja neid ekspordiksin, siis Eestis majanduslik kogudatank kasvaks. Et vaata, me olemegi nagu, hindame kõiki asju nagu rahas, igal asjal on hinnalipik küljes, me loeme kokku, palju meil raha on, siis leiame, kui palju vähem, siis on meil õnnetud selle üle, siis leiame, et lätlaste leedulast on veelgi vähem, siis on muidugi oluliselt leevendab kogu seda asja. Aga saate aru, ma ütlesingi, et see 1 miljard ja siis versus see 6 miljardit. Terve suurte riikide majandus baseerus ainult sellele asjaolule, et auto tuli välja vahetada iga 2 aasta tagant ja siis, kui tuli viimane masu, inimesed otsustasid maana loksu veel 3 aasta sõita. Siis oligi puuks. Ja siis pidi hakkama Saksa valitsus 500 eurosid maha ülevalt lennuki pealt alla loopima, et kuulge toogema vana loks meile, eks. Ja see kõik pärineb, muidugi võib öelda, et kõik on süüdi Alfred Marshall aastat 1890, kirjutas raamatu Principles of Economics ja sealt on 100 aastat kõik maailma majandustudengid õppinud, et rohkem on alati parem. Rohkem tarbimist on alati parem kui vähem tarbimist ja suurem auto on parem kui väiksem auto ja suurem telekas on parem kui väiksem telekas ja nii edasi, eks. Ja siis ma ükskord joon ühe sakslasega seal rõdu peal veini. Tema ka naudib seda kõike seal ja vaatab ja ütleb, et kuule, Andres, sa oled üle rikas. Mina siis natukene arvutan laual näppudega, et tead, sa ei ole. Oled küll. Sellepärast, et vaata, toib. Ei olegi vaja. Vaata, sakslane, kes saab ümber oma maja täis ringi jalutada, on juba suhteliselt jõukas sakslane. See tähendab, ta ei ela mingis kortermajas ega ridaelamus. Ja minu kriteerium on see, et ma pean tohtima seda palle peega teha. Mitte, et mul oleks mingi perversne soov iga hommik seda teha või õhtul, eks. Aga minu lähim naaber peab olema nii kaugel, et see ei tohi teda häirida. Mitu protsenti sakslasi nüüd alles jääb? 2. Ei no, jah. Ma ütlen, et paar põlvkonda sakslasi pole mitte kunagi metsal jalutanud. Aga ma ütlen, et Eestis ka veel täna sa ei pea olema, mis sa ütlesid, mitu hektarit sul on? Ma ei tea, niiuks. Ma arvan, et see on see mees, et kas sa oled täiesti rikkamaid, siis ma saan aru. Kui promillides arvestada, ma mõtlen, see on 1000. See on mingisugune 45 000 jagada siis 3-ga, see on siis 15 000 promilli. Mis ma tahan öelda, et sina võid ilmselt tulla oma talu uksest välja, astud oma kodu uksest välja, lased püssist kuuli suvalises suunas ja see kukub sinu maa sisse. Päris nii ära kõige. Aga mõtled, et Eestis ka veel täna ja eriti, kui sa tegid mõned õiged otsused 20 aastat tagasi, ei tassinud oma raha Urkadasse ja Sarmel Seiki ja teistesse tobedatesse kohtadesse, eks. Aga ka täna on võimalik omandada see, aga mitu protsenti sakslasi saab astuda oma kodu uksest välja, lasta püssi suvalises suunas. Ja nüüd tuleme selle rikkuse mõiste juurde tagasi. Et vaata, see ongi see, et miks ma ütlesin väärtuste kriis, üks asi on muidugi pereväärtused. Eks see on seda nagunii. Aga teiseks, kui me räägime selles elukeskkonna kvaliteedi mõttes, siis mõtle veel kord see Brüsseli kesklinnas elan lastetu või ühe lapsega või see pere, ta on kordades vaesem kui sina või mina olen 8 hektarit. Mina saan palju peega jalutada, sina saad püsist kalestada, ta õiges suunas laseb. Ja vaata, nüüd ongi selles, et ja siis ma olin ühel konverentsil ja siis see üks teadlane, keda ma
usun, et ta teadis, mis ta rääkis, ta ütles, kui me võtame maa ja mitte lihtsalt maa, vaid haritava maaga veel sinna juurde. Ja Eesti on maailma üks õrredemne austatud riik üldse, kui jätta Polarad ja Tiibet ja Sahara välja, eks. Ja meil on seda, ja muld läheb kunagi kallimaks kui kuld, sellepärast et 9 miljardit inimest tahab süüa. Sellest pool on metsaga kaetud. Siis kui me võtame mage joogivesi, värske vesi. Meeletus koguses. Miljardid inimesed ei ole kunagi, ei tea, mis asi on värske, või see, et loodusest leiad värsket vett, eks. Ja siis, kui me võtame suhteliselt happevaba õhk, siis me olemegi viierikkama maailma, ja mitte Euroopas, vaid maailmas viierikkama riigiuunas. Sest me räägime küll Soome, Norraga, kui sealt Polarad välja võtab, siis tegelikult keegi elab, no vahet pole, eks. Me olemegi tegelikult. Aga me väärtustame mingid koodi iPad ja iPhone ja tursime reisi ja auto ja lämme telekas ja mingid neid asju. Meil on pool metsaga kaetud. Nagu Ilves kogus siin, et andke neid põhjuseid, miks Eestis on nii halvad. Kurat, mitu protsenti sakslasel metsast mustikaid korjad endale. Või seen, või ise endale jõulupuu võtnud metsast, eks. Või ise endale kala püüdnud järvest. Meie rannajoon on 4300 kilomeetrit, mis on vist pikem kui Mongoolias, kui ma nüüd väga ei eksi, eks. Meil on 1600 saart ja 1400 järve oli vastupidi, vahet ei ole. Mitu riiki maailmas on sellist, kus selline veel järgi jää? No mõtlengi, jah, me leiame siit enda lähedusest, eks. Aga neid ei ole üldse väga palju ja Kanadas veel jälle niisi. Ja nüüd ongi mõte, ja nüüd ma tulen selle juurde, et esiteks me peame ise endale selle aru andma. Me peame oma väärtushinnangud ümber, see pereväärtus, me peame ka need väärtused ümber, ma ei tea, kuidas seda teha. Nagu hakkame väärtustama seda elukeskkonna kvaliteedi täielikult ümber defineerima. See ei seisne, kurat, mitu kasiino, kui käed on kasiino või ööklubi või pangaautomaat minu sellest, kus ma olen, eks. Aga ma ütlen veel kord, et kui siin 20 aasta pärast on 1,5 linna, 40 aastat ei ole, no siis ei ole see kedagi siin nautimas, eks. Nii et ma nüüd nagu võtaksegi oma selle monoloogi kokku, et mis iganes me nüüd teeme, me peame kõigepealt endale aru andma, et meil on need rikkused. Me peame endale aru andma, mis maailmas tegelikult toimub. Ja mis on need edukuse valemid, eks, no sellest võiks eraldi veel pikalt rääkida, aga me lihtsalt ei. Nii, siis peame vaatama, me oleme Euroopas, raske ennast välja eksportida, me oleme ühtasi ka ju rahaliidus, eks ju. Ja nüüd vaatama nüüd, et mis me siis nüüd selleks tegema peaksime, et selles kontekstis, mis me täna oleme nendes tingimustes, me suudaksime need väärtused nagu tulevikus ka realiseerida. Ja et need ei naudiks siin 40 aasta pärast mingid teise silmanurga ja teise nahavärviga inimesed hoopis siin. Ja minu nagu väga suur mure on see, et ma ei näe täna, et Eestis keegi selles suunas nagu tegutseks. Ei mõtlengi, jaa, mina ei ole ainult tark inimesi Eestimaal. Siin on selliseid, teie käite koos ja siis meil käime seal veiniklubis koos ja neid on veel. Aga nüüd ongi küsimus, et ma ei usu väga sellesse, veenge mind nüüd ümber, ma ei usu sellesse Eesti puhul, kes on eestlane, selle kuradi küüned enda poole ja ta vaatab, et kurat, kus ma nüüd järgmise selle auto saan jälle ja surfab seal turismifirmade koduleht külgedele, kus ma jälle mingi odava paketi saan raisk ja saaks ikka jälle kuskil huvitama. Et noh, see ongi need väärtushinnangud, issand jumal, meil on 4 aastat. No Tõnis Madisson, eks see nagu Rüsöprõgivest Hispaanias. Aga Mihkel Tiks redutab seal jaltas, andis suure pikka intervjuu. Oi, küll on siin ja Eestis üksinda ole, ei pea kellega arvestama. Ja kurat, Eestis on see vastik